Tere, mina olen Jaan. Täna üritan teile lahti seletada õngitsemise algtõdesid, milliseid ritvasid millistes tingimustes vaja läheks. Aga alustame kõigepealt kõigile teada tuntud püügiviisist, lihtkäsiõng. Lihtkäsiõngega on võimalik meie veekogudes, praktiliselt kõikides veekogudes õngitseda. Teile soovitaks esialgu, kui te alles alustate püüki, valida omal 2-meetrise sammuga 2 käsiõnge, kas nüüd 5-meetrine ja 7-meetrine või siis 6 ja 8. On olemas ka pikemaid 9, 10, 11 meetrit, aga nendega on juba päris keeruline rakendusi heita ja kõvade tuultega suht võimatu. Lihtkäsiõngega on võimalik püüda meie vetes elavaid kõiki lepiskalasid, särg, latikas, linask. Hästi mõnus püügiviis, üks minu lemmikutest. Kui lihtkäsiõnge poest endale soetama lähte, siis alati tuleks tähelepanu pöörata ridva omadustele ja mitte kunagi ei ole poestel otsas juba otsakonnektorit, et selle te peaksite nüüd eraldi kaasa ostma ja siia otsa liimima. Ja mida tuleks jälgida lihtkäsiõnge puhul on see, et ta poes korra täies ulatuses lahti võtta ja teda vibutada. Et hästi oluline on, et see ripp ei oleks nagu vorst käes, et ta ritva raputades oleks otsapaine, seda nimetatakse nii-öelda nüüd kiireks ridvaks. Muidugi need ridvad on oluliselt kallimad ja kui ei raatsi raha nii palju kulutada, siis soovitaks võtta korralik keskpaindega ripp. Need on mõistliku hinna eest ja ajavad samuti asja ära. Ainuke asi, nad on natuke raskemad, aga mis sellest. See on nüüd üks meie ujukõnge üks põhilisemaid püügiviise. On olemas veel 2 püügiviisi. Järgmine püügiviis on nüüd Bologna. Kunas seda kasutada? Ütleme nii, et lihtkäsiõnge püügi tingimused on natukene piiratud ja püügi kaugus on seal maksimum 12 meetri peal, kui võtta 8-meetrine ritt. Et saada nüüd püüda kaugemalt, selleks on võimalus kasutada nii-öelda Bologna ritva. Nende ritvade pikkused hakkavad siit 4 meetrist kuni 8 välja. Kõige mõistlikum oleks endale soetada 5-6 meetrine ritt. Bologna ritt on muidugi mõeldud kiires voolus ja vooluveekogudel püügiks. Võtan korra selle ultrasi pealt ära, näitan täpsemalt. Bologna rida teevad nüüd eriliseks just tema rõngad, mida on siin ühe jätku peale tuleb ka keskel üks rõngas. Miks see nii oluline on? See hoiab nüüd liini ridvast endast kaugemale, kui ritv saab märjaks, siis seda miil ei kleepu vastu ritva ja on võimalik ka kergemaid rakendusi visata. Muidugi poevõrkudes on meil saada ka nii-öelda minu jaoks suht mõttetud ridvad, millel on iga jätku otsas üks rõngas ja seegi on ridval hästi lähedal. Sellega küll saab kuiva ilmaga püüda, aga kui on vihmane, hommikul vara kaste tuleb või õhtul hilja, siis seda miil kleepub vastu seda ritva ja suht võimatu on sellega toimetada. Et sel juhul ma soovitaks ikkagi Bologna ritva, millel on rõngaid ridva jatkude keskel samamoodi. Sellega on nüüd võimalik jõgedes püüda säinast, turba. Väga populaarne on Pärnu jõel vihmapüük Bologna ridvaga. Selle rida teeb veel eriliseks see, et visates kaugemale oma rakendust,
siis te suudate seda ujukit kontrollida kerge vaevaga, aga selleks võiks olla see pikkus 5-6 meetrit. Te peate kogu aeg liini hoidma pinges ujukini, et ei tekiks aasasid. See raskendab ilemat haakimist. Rullidena soovitaks Bologna ritvadele mats tüüpi ujukeid, või rulle tähendab, et rullide, mida see mats tähendab, see tähendab seda, et rulli pool on nüüd madal ja tamiilise peale kerides ja visates on hästi väike takistus ja saab vabalt seda miil välja joosta. Samamoodi matsrullidel on natuke kiirem käik, seal 1:6 suhtega. Sidurid töötavad selle rulli puhul laitmatult. See on üks Salmo rullidest, Salmo Elite Match 8. Väga mõnusa käiguga, hea rull. Ja mõõtudest nii palju, et mina kasutan Bologna peal 2000 rulle. Võib kasutada ka 1500, 2,5. Peaasi, et asi toimiks. Samuti tuleks tähelepanu pöörata Bologna ritvade puhul sellele testile, casting weight. Selle rida puhul on see 2-12. See on niuke universaalne ritv. Sellega on võimalik püüda aeglase vooluga, seisvas vees ja mõõduka vooluga veekogudel. Nii, kui läheb ja casting weight tähendab seda rakenduse raskust. Et kui ületab see teie raskus seda ridval märgitud gramme, siis ei ole midagi hullu. Need on arvutatud niikuinii siin varuga, et paar grammi ees või taga ei ole oluline. Aga kui püüda oleks vaja kiirest voolust, siis soovitaks juba natukene jäigemat ritva. On olemas samuti Bologna River. Sellel on nüüd casting weight 10-40 grammi. Sellega oleks ideaalne. Sellega mina käin toril näiteks vimba püüdmas kevadeti. Väga mõnus, särge, säinast turba, ülihea. Nii, üks oluline aspekt on veel nende ritvade puhul. Kui te pärast seda ritva kokku pakite, siis ärge mitte kunagi tampige teda vastu maad. Näitan kohe ette. Ritv on niimoodi koos, et tambite vastu maad. Võtate 2 käe vahele, keerate natuke ja surute kokku. Järjest suuremast jätkust väiksema poole. Nii see ritv kestab teil oluliselt kauem. Nii, kolmas püügimis, mis ei ole meil nüüd väga laialt levinud, aga iseenesest hästi tehniline. Ja üks, kui selgeks saada, siis üks väga niuke mõnus on temaga püüda. Mina pole ka temaga selle püügiviisiga nüüd väga sina peal. Olen käinud päris mitmeid kordi. Olen omal asja üldiselt selgeks teinud. Aga kuna tegemist on ikkagist meie vetes veel võõra asjaga, siis natuke tutvustaks seda püügiviisi ka. Et selle püügiviisiga püütakse hästi laialdaselt Lääne-Euroopas. Just suuremat tüüpi kalasid, karpi, linaskit, latikat. Ja iga veekogu talle nüüd ei sobi. Kui Bologna ritv on mõeldud ikkagi kiires vooluspüügiks, siis see ritv, mats püügiviis on ainult mõeldud seisvasse vette ja ütleme nii, et kuni 2 meetrit püügisügavus oleks talle nii maksimum. No, natuke rohkem ka veel, aga mitte palju. Selle püügiviisi teeb eriliseks veel, et selle püügiviisiga on võimalik ujukõngedest nüüd kõige kaugemalt püüda. Ja et nii kaugelt püüda ja tuuled neid liini enam ei mõjutaks, siis tuleks valida selle püügiviisi sobilik tamiil.
minul on siin üks Browningu Sinking Match Line kohe spetsiaalselt peale kirjutatud. Peaasi, et see tamiil upuks. See on nüüd ülioluline. Kui ta jääb veepinna peale, tuul keerab talle kaare sisse ja suht võimatu on püüda. Veab seda ujukit õigest söödaplatsist eemale. Selle jaoks kasutatakse eranditult ainult Sinking Line. Sobivad ka viider tamiilid. Mõõtudest nii palju, et mina kasutan 0,16, 0,14, 0,18. Kui on tõesti väga suured linaskid selles veekogus, siis 0,18, 0,20. Rohkem pole enam mõtet. Tänapäeva ridvad on juba tehtud sellise tehnoloogiaga, et kui kala otsa tuleb, siis ritva hakkab täies ulatuses tööle ja ei katke need peenemad tamiilid midagi enam. Matš püügiviisi veel teeb omapäraseks selle püügiviisile omane söötmine. Söödale on esitatud teatud nõuded. Sööt peab olema natuke kleepjam. Samas vette kukkudes ja põhja jäädes ei tohi ta sinna jääda lihtsalt pallina, vaid peab ka tööle hakkama lagunema. Siis, et kaugele sööta, siis käsitsi on väga raske seda täpselt teha, siis kasutatakse selleks selliseid söödarapuikasid. Muidugi sellega ei lasta otse, alt puusalt hea tunnetus peab olema ja see nõuab nüüd omajagu harjutamist, et suuta sööta ühte punkti. Aga see vaev tasub ennast ära, sest teatud veekogudes ongi võimalik ainult kui kalda pealt püüdes, siis hästi kaugelt, kuhu ei ulata ei Bologna ega tavaline lihtkäsikas, siis jääbki ainuõigeks püügiviisiks see püügiviis. Ridva pikkused jäävad sinna 4,2, 4,5, 4 juurde. Ei ole vaja enam pikemat ritva, sest siis te ei suuda enam nii kaugele visata. Ja ridva jaoks, kui te nüüd püüate seal, et see tamiili peale tõmmata, kuidas te saaksite sealt sama kaugelt püüda, kuhu te söödaplatsi teete, siis on selleks ainult 2 võimalust. Üks on siin pooli peal oleval klipi peal fikseerimine ja ennem viske lõppu peate summutama selle viske ära, muidu ta lööb tagasi selle ujuki teil. Ainuke asi, milleks see nüüd ei sobi, särjepüügil on okei siia klipi taha ja latikapüügil see stopperdamine. Aga kui on ka suure kala oht, siis on oht, et ta lihtsalt tõmbab selle tamiili lihtsalt jõuga puru. Selle jaoks on ainuõige võimalus kasutada niisugust märke pliiatsit. Valge märk pliiats. Hea oleks, kui oleks tumedam uppu tamiil. Siia tõmbate niisuguse 10 sentise riba, viskate üle söödaplatsi, kerite selle täpselt rulli peale, on ta õige kauguse peal teil. Soojalt soovitan. Rullidena ma kasutan matši puhul 3000 rulle, täpselt samamoodi nagu lihtkäsikalegi. Ma ei ole seda asja väga keeruliseks nüüd omal ajal. Kasutan ühte tüüpi rulle, väga mugav. Varupoolide peale saan kerida ka siin mitte uppuvaid tamiile, täpselt mida vaja, erinevaid mõõte ja saan neid omavahel jagada vastavalt teatud rullidele. Muidugi neid rulle peab siis päris mitu olema, 3-4, et siis on okei. Et nii lühidalt nüüd ritvadest, milliseid ja kus kohas nendega püüda. Muidugi rääkides nüüd ujukitest, mis mingile püügiviisile sobivad. Mats on nüüd omaette ujukid täielikult. Aga Bologna ja lihtkäsiku ujukid üldiselt ühtivad. Mina olen kasutanud siin niisugust, võtan siit mõned ujukid, mida tüüpi ujukeid, kuhu ongi. Mina kasutan niisugust 3 tüüpi ujukeid. Ühed on niisugused piklikuma kehaga, seisvas vees püügiks. Need on nüüd seisvas vees palju stabiilsemad kui need ümarad. Tänu sellele oma piklikule kehale ja all, kui kala võtab, siis veetakistus võtu ajal, kui põhja ujuk läheb, on hästi väike. Sama saakimised ja kõik muud asjad on täpsemad. See on nüüd seisvasse vette. On olemas ka niisuguseid universaalsemaid
millega on võimalik nii seisvas vees kui siin aeglases voolus ja mõõdukas voolus püüda. Niisugused pirnikujulised, et väga head ujukid. Ja vooluveekogudesse nüüd soovitaks just niisuguseid punnikujulisi ujukeid ja kindlasti teil võiks olla alates siin 4–12 grammini, võib-olla isegi 15 grammini sellesse vahetesse mõned ujukid. Eriti oluline on see just Pärnu ees kiirevooluga püügil, vihmapüügil, kus oleks vaja 8, 10, 12 grammi ümarat ujukit. Sellega on võimalus püüda kaugelt. Ütleme, selle Bologna püügi kaugus võib jääda seal 25, 30 on juba palju. 20 on niisugune päris hea püügikaugus Bolognaga püüdmiseks. Aga ennekõige, kui te nii kaugelt ei ole vajadus püüda, siis kasutage kindlasti lihtkäsiõnge. Ei ole mõtet. Lihtkäsiõngega on see püük palju kaifim. Nii palju siis ujukitest. Ujukitele on üks mure nende ujukitega tegelikult, et kui te poodi lähete neid ostma, valima, siis tihtilugu mitte kvaliteetsetel ujukitel tekib siia värvi sisse niisugused praod, kuivavad kokku lihtsalt ja tekivad praod. Need ujukid enam ei ole nii stabiilsed. Nende tasakaalustamine, panete küll tasakaalu, ta imeb endale kergelt vett sisse ja siis lõpuks avastate, et ta vajub lihtsalt põhja teil. Selleks aitab muidugi, et ta lihtsalt kergelt üle lakkida või lihtsalt minema visata ja osta uus ujuk sel juhul. Siis on üks variant veel, kuidas öösel püüda neid ujukeid näha. Ma käin tihti ka latikat püüdmas öösel. Et selleks ma kasutan vähe robustsumaid ujukeid siin. Selliseid, kuna kaubandusvõrgus niisuguseid väga häid ujukeid vahetatavate otstega ei ole saada, siis ma kasutan selliseid 2–3 grammiseid ujukeid latikapüügil, linaskipüügil öösel. Siit võtan selle antenni otsast ära. Ja lihtsalt teen valguspulga klõks katki ja panen siia ja väga ideaalne püüd. Läheb valgeks, vahetan selle tagasi. Aga üldjuhul ma valges hoidun niisuguste ujukitega püügist. Nad ei ole nii stabiilsed, jämedam antenniga ujukid on alati on ebastabiilsemad. Ja kõige hullemaks teeb asja veel, et hästi palju on kaubandusvõitlustel tegelikult silmest kirjuks ujukite valik. Et ei ole mõtet endale kokku osta igast erinevaid ujukeid. Ongi, ostate kasutusele ühe seisva vee jaoks ujukid, sealt 1 grammist alates 5 grammini. Ja öiseks püügiks võib-olla mõned, aga alati tasuks rakenduste peal dubleerida. Et kui üks ujukisi rakendus näiteks juhtub sassi minema, siis on kohe võtta teine kõrvalt ja asendada. Ei kaotada väärtuslikku püügiaega, eriti jama on siis, kui teil latikas väga hästi või linask võtab ja sel juhul läheb midagi sassi, siis ja seda uut rakenduste raskustamist ja tasakaalustamist tegema hakata on natuke nadi. Et siis oleks hea lihtne minut aega ja on teil uus rakendus juba rida peal. See selleks. Nüüd räägiks tamiilidest natukene. Et Bologna ja lihtkäsika peale soovitaks kasutada ühtesid samasid tamiile, et jälle seda pilti mitte nii kiiruks ajada, muidu teil ongi ainult kodus üks suur tamiili hunnik, erinevat ei oska valida midagi. Siis mina olen kasutanud Team Salno Tournament nailonit, väga hea, ja samuti Strofti olen kasutanud. Strofti mõõdud nüüd märgitud mõõdus, siin on mul 0,12 üks. See tamiil tõenäoliselt on 0,13, 0,14. Tournamendi tamiili mõõdud on enam-vähem see, mis on siia märgitud, läheb ka paika. Siis on ära toodud, tamiilidel on alati ära toodud test, kui palju ta peaks tugevust kannatama.
Konkreetselt selle 0,143 mm tamiili puhul on siin 1,58. See on niisugune keskmine või väga hea näitaja. Ja neid ei maksa ka alati uskuda, sest siin on igasuguseid super tamiile müügil, millel on need näitajad ikka üle mõistuse suured ja näpu vahele võttes siis on ta plõks katki. Et kõike tuleb ise proovida, katsetada. Lihtkäsiõnge ja Bologna püügi puhul on ka oluline, et tamiil ei vajuks põhja, jääks pinda ujuma, et te suudaks kontrollida seda pealiini, mis läheb ujukini, kogu aeg hoida otsena ja teda järgi tõsta järjest. Selleks on muidugi üks abivahend veel olemas, et võtta kodust näpuotsaga kas võid või rasva kaasa, tõmmata see liin lihtsalt hästi kergelt. Mitte paksult rasvaga kokku, aga hästi kergelt lihtsalt üle ja siis on teil päev mureta, et ei ole vaja seda enam puutuda. Kui on muidugi tegemist on väga palava ilmaga, siis ta lõpuks ikkagi kaob sealt pealt ära, võib-olla tuleb korra seal lõuna või päeva jooksul veel üle tõmmata rasvaga. Aga väga mõnus. Et jah, väga tüütuks teeb selle, kui see tamiil nüüd teil vajub põhja, kala võtab või haakida, hakata hoopis tamiili veest välja kakkuma haakimise asemel ja sel juhul see kala on juba teil sealt konksu ära tundnud ja lahti lasknud. Et sellele peaks tähelepanu pöörama. Nii, matš tamiilist sai juba eelnevalt räägitud, et see peab olema uppuv. On olemas ka tegelikult eraldi spraid, mis teda veel uppumaks muudavad. Peale viset, nii nüüd näitame matšujukit. Et mina kasutan nüüd ujukite, matšujukit hoidmiseks niisugust Voltarit. Siin ei lähe need ujukid katki. Et näitan, siin on mul mõningad siin matšujukid, mida ma olen kasutanud. Et matšujukite puhul on see selline nüanss, et see matšujuk läheb liini peale sellise spetsiaalse klambriga, seda ma näitan järgmises osas, et läheb liini peale sellise spetsiaalse klambriga, teda on võimalik siit kiiresti ära võtta, vahetada teise ujuki vastu ja ta viib kohe juba ujuki juurest tamiili põhja. Bologna ja käsika puhul on ujukil 2 kingituspunkti, sellel on 1 alt ainult. See ongi sellepärast, et ühel tamiil nüüd vee peal peab ujuma, teisel peab põhja vajuma. Ja samas, kui te nüüd selle matšiga üritate püüda, ostate omal selle varustuse, tahate õppida teda püüda, siis peale viset kerides õigesse kohta peate te suruma selle ridva otsa veel omakorda põhja, et see ka ridvapoolne tamiil kiiresti põhja vajuks, sest kui on tugevad külgtuuled, siis on oht, et ta tõmbab väga suure kaare sisse. Et sel juhul jah, et ise natukene kaasa aidata sellele liinile, siis see on nagu ainuõige lahendus. Matšujukitest veel nii palju rääkida, neid on samamoodi igasuguseid olemas. Mina soovitaks teile soojalt osta ühe firma toodangut. Siin on nüüd ühed Salma matšid, et siis on kindel, sest osadel matšujukitel on võimalus alt raskusi vahetada. Siin on keermega adapter nüke. Siis see on niisugused väiksed ketakesed metallist. Ja sellega on võimalik raskust vahendada. Ja samuti on märgitud nüüd algne raskus siin ujukile, et siin sellel ujukil on 8 + 2 grammi. See raskus siin on 8 grammi ujukipoolne, 2 grammi on see, mis te peate tinana siia raskusena lisama. Samas te saate seda muuta, selle teha 7 grammiseks alla 3 grammi. Väga mõnusad ujukid. Ja nende tasukaalustamisel muidugi peab jälgima, et veest paistaks välja nüüd ikka imeväsika ots ja samas, et te seda ka näeksite. Väga mõnus püügiviis. Nii palju siis nendest matšujukitest. Et soovitaks siis kasutada ühe firma toodangud. Matšujukite puhul on olemas ka selliseid ujukeid, millel on need tagatiivad, et nendega kauget püüdes ja visates hoiab ta ujukit õhus lennuaeg hästi stabiilsem. See on nagu põhimõtteliselt vibule noole otsa on pandud need
suled. Et efekt on sama. Matšujukite puhul nendel raskustel on oluline roll just, et te kasutaksite õige raskusega ujukit. Just, et teil ei ole mõtet lähemalt püüdes siin 15-20 meetri pealt, kui püüate matšujukiga, siis kasutada seal 10-20 grammist niisugust ujukit, et siis võtta 6+2 kasutusele. Et neid ujukeid võiks olla 4-5 tükki, siis oleks see raskus kaetud ja saate rahulikult püüda igas olus. Nii palju sellest matšpüügist. Nüüd räägiks lähemalt ka raskustest. Selle matšpüügi juurde me tuleme teises osas veel tagasi, kui ma hakkan ujukeid raskustama. Et räägiks nüüd natukene nendest raskustest, tinadest, oliividest. Et neid ujukeid nüüd hästi tasakaalustada, selleks on olemas kõik võimalikke raskustinasid. Mida, kuidas kasutada, seda räägib teises osas, kui ma hakkan neid ujukeid tasakaalustama. Aga lühidalt nii palju, et esialgu, kui te omale midagi ostate, siis poes on müügil niisugused väga head komplektid. Ostke kvaliteetse tootja omasid, sest siin odavamatel tinadel tihtilugu juhtub on niisugused karvased ja on valujäljed peal ja sisselõiked, mida te pärast tamiili peale panete, kinni tahate vajutada, on ebatäpsed ja probleemi on palju, et lõppkokkuvõttes selle odavama tinade ostmine kujuneb hoopis kalliks, sest pooled peate metsa viskama. Et sel juhul vaadake väga hästi, kui te poodi lähete tinasid soetama, et nad oleks ka kvaliteetsed. Konkreetselt need tinad on vähe kõvemad. Neid nüüd liini peal väga hästi ei saa edasi libistada ja tõmmata, et võivad liini läbi ammustada, aga selle jaoks on olemas ka muidugi müüakse eraldi, on olemas niisugustes komplektides, siin komplekte on palju, on olemas eraldi, iga mõõt eraldi, on olemas võimalik osta, tellida omale hästi pehmeid tinasid. Neid ma kasutan tihtilugu, just kui mul on vaja neid raskusi natukene liini mööda reguleerida. Ja need pehmematel tinadel on hea omadus see, et nad ei väsi seal liini peal ära, ei hakka iseenesest seal kuskile suvaliselt jalutama. Et ta jääbki nii nagu te algselt paigast ära liigutasite, täpselt sama tugevust, ta jääb sinna liini mööda joosta, et väga head asjad. Et nii palju raskustest, sellistest raskustest, siis raskemate ujukite puhul mina kasutan oliive. On olemas tilgakujulisi oliive, on olemas ümmargusi. Ümmargusi üldjuhul kasutatakse nüüd kiires voolus. Niisugused piklikumad pirnikujulised kasutatakse seisvas vees, aeglases mõõdukas voolus. Ja alati tuleb ujuki poole jätta see peenem ots nendel tinadel. Seda sellepärast, et haakimise momendil oleks võimalik väike takistus. Et muidu tekib lihtsalt tõevalt väike veetakistus ja samas taimestik midagi, et ta ei takerduks siia külge. Ja neid võiks olla siin ka valikus teil siin tead 3 grammist kuni siin võib-olla 6-7 grammini. Neid on eraldi poodides saada. Minul on nad kõik jaotatud karpi. Karbilahtrid on nummerdatud. Väga hea, lihtne, mugav võtta. Ei pea vatsima. Et see selline võimalus on ka. Siis räägiks veel natukene lipsudest. Lipsuna mina kasutan, muidugi teises osas ma näitan, kuidas lipsupinnalistesse neid konkse ja asju teha. Et praegu minul on kasutusel, siin on Prestoni lipsumaterjal spetsiaalne mõeldud fluorkarbon ja siis on Balzeri Rasu fluorkarbon. Ja mida nüüd nendega tegelikult on väga oluline üks aspekt, et pealiini ja lipsu tamiili valikul. Et kui teil on pealiiniks valitud, siin on mul
0,16 pealiin, siis sel juhul võiksite kasutada nüüd lipsumaterjalina 0,12 või äärmisel juhul 0,14. Kui te kasutate nüüd 0,14, nagu mul siin on, ja siin on mul samamoodi 0,16, aga tema tõmbetugevus on nüüd natukene üle 2 kilo ja sellel on 1,92, et sel juhul ei pruugi katkeda lipsumaterjal, vaid katkeb pealiin ja te peate jälle kurja vaeva nägema, et ennast püügiks valmis seada. Sel juhul võiks olla ta mõned pügalad see test madalam, et katkeks alati kuskil kinni jäämisel roigastesse midagi, katkeks just see lipsutamiil. Et see on hästi oluline aspekt, et seda peate jälgima. Sest on siin juhused igasugused olnud, kui mõni mees kasutab pealiinina siin 0,3 ja siis lipsumaterjal on veel eraldi või ei ole üldse, on 0,4 äkki. Et niisuguseid asju ei saa endale lubada. Et sel juhul ongi, et minu pealiin on näiteks lihtkäsikal, alati ma kasutan 0,14, 0,16 ja lipsumaterjal on 0,10, 0,12. Linaski püügil muidugi, kui on oht seal 2-3 kiloseid linaskeid, et seal ma olen kasutanud 0,20 pealiini ja lipsumaterjali 0,16, 0,18. Aga see on ka teadlikult, pean valima omale sellise komplekti välja. Et seda on lihtne, kui te poes nüüd lähte ja võrdlete, et selle võtan omale pealiiniks ja lipsutamiiliks valin mitu pügalat madalama, et siis on okei. Siis on üks variant veel, et kuidas omal neid ujuki reguleerimisi ridva peal paika panna, siis mina kasutan alati kas kollast markerit spetsiaalselt. Sellega tõmban, kui peale loodimist on olemas ka spetsiaalsed loodimistinad, et ma saaks täpselt sentimeetri pealt põhja pealt püüda, siis kombin loodimistinaga põhja ära eelnevalt. Saan seal õige sügavuse. Tõmban ridva peale lihtsalt ühe juti ujuki kohale. Et hiljem, kui ma nüüd sügavustega mängin, eriti oluline on see särje puhul. Särjepüügil eeldab kogu aeg see sügavustega mängima otsimine, kus veekiis see kala on. Et ma saan pärast tagasi ka põhja pealt, näiteks algul püüan särge, tuleb suurem kala latikas alla, et ma saan täpselt põhja pealt seda latikat hiljem püüdma hakata. Muidu ma pean lihtsalt jälle ümber uuesti loodima. Aga esimese osa kokkuvõtteks siis nii palju, et teises osas üritame näidata ujukite ja rakenduste tegemist, lipsude tegemist ja võib-olla natukene ka mõningate kalaliikide püügist räägiksin latikas, linas. Aga selle ja lõpuks siis, mis seal ikka, meeldiva taaskohtumiseni ja järgmises osas näeme, olge terved!